Mul on suur rõõm ja au paluda nüüd kõnelema kirjanik Viivi Luik, kes oli Ene Mihkelsoni parimaid sõpru ja kelle kirju Ene Mihkelsonile on ka meie arhiivis väga suurel hulgal. Ja Viivi on ka raamatu Tetraeder Karjamaal avaessee autor. Palun, Viivi. Tere kõigile! Tere kõigile ja tänu kõigile nendele, kes neid kahte vägevat raamatut koostasid ja kirjutasid. Kui Ene elaks, siis tõesti tema näol oleks praegu lai naeratus, aga kindlasti oleks ta ka kriitiline. Ta ei jätaks ütlemata, mis ta ütelda tahaks. Ja see Tetraeder Karjamaal algab selle minu looga, mille ma kohe ette loen, aga lugu algab luuletusega, Ene luuletusega. Nii et kõigepealt see luuletus. Sulgu torni, ma sulgun torni, sellesse valgesse, mis elevandi luust olevat tehtud. Ah, kui meelsasti ma sulgun sellesse kuritegelikult eelsaadud materjalist torni. Aga seda torni pole kunagi olnud ega ole ja vähemasti pooltel neist suurtest loomadest on kihvad alles. Elevandid ise on ka veel alles. Ainult meie räägime veel mingit ajast ja arust keelt, kui öelda tuleb otse. Pane end vangi. Kehtestad tsensuur, ära õiska enne õhtut, võib tulla pikkade nugade öö. Kui tarvitada sümboleid ja mõistukõnet, siis võib ütelda küll, et maailm, milles me täna elame, sarnaneb ikka rohkem selle Mihkelsoni luuletuse torniga, kuhu pannakse ennast ise kinni, sest elu ajab peale surmahirmu. Tänane poliitika, majandus ja kultuur on lõppkokkuvõttes ühe korraga nii ringmäng torni ümber kui ka torn ise. Kohe, kui kultuur muutub meelelahutuseks, muutub ta läbipaistvaks ega pääse enam nõiaringist välja. Kuni ei ilmu kedagi, kes nimetab asju õigete nimedega ja ringmängu segi lööb ning ühtasi ka näiliselt purunematu purustab. Nii et inimene jäetakse rahule ja tema saladust ei püüta pidevalt paljastada ning turul müüa. Jah, võib öelda küll, et need, kes on ennast aheldanud oma arvutite ja nutitelefonide külge, on aheldatud vangitorni. Kuid see torn ei ole tõepoolest ammu enam elevandi luust ega ka mitte kivist. Tänase vangitorni materjaliks on purustuskindel klaas. Võib ka öelda, et kuulikindel klaas. Näiliselt turvaline ja riskivaba, totaalselt läbipaistev. Selle klaasist torni tähenduse ja ühtlasi ka Mihkelsoni luuletuses peituva ähvarduse seletab kõige täpsemalt lahti tänapäevane Lõuna-Korea päritoluga saksa filosoof Han, kui ta juba 2017. aastal ütleb, tsitaadi algus. Läbipaistvus on tänapäeval lööksõna, mis valitseb kogu avalikku diskursust. Eriti rõhutatakse teda siis, kui juttu tuleb informatsioonivabadusest. Asjad muutuvad läbipaistvaks, kui nad on kogu negatiivsuse maha raaputanud, kui nad on ära silutud ja tasandatud. Toimingud muutuvad läbipaistvaks, kui nendest saavad operatsioonid. Kui nad muutuvad juhitavaks, kalkuleeritavaks ja kontrollitavaks. Aeg muutub läbipaistvaks, kui ta on tasandatud käepäraste olevikkude reaks. Läbipaistev aeg on ilma saatuse ja sündmusteta aeg. Pildid muutuvad läbipaistvaks, kui nad on vabastatud mis tahes dramaturgiast, koreograafiast ja stsenograafiast.
hermeneutilisest sügavusest ja isegi tähendusest, nii et nad saavad pornograafilisteks. Pornograafia on silma ja pildi vahetu kontakt. Asjad muutuvad läbipaistvaks, kui nende ainulisus kaob ja neid hakkab väljendama ainult hind. Raha teeb kõik kõigega ühtemoodi võrreldavaks, tühistab mis tahes ainulisuse. Läbipaistvusühiskond on samasuse põrgu, tsitaadi lõpp. Ja veel paar rida samalt autorilt, tsitaadi algus. Sügav vaim tekib maski kaitse all. Mask kasvab tema ümber nagu marrasnahk. Kõik uus ja teistsugune areneb vaid maski varjus, mis kaitseb teda sarnasuse eest, tsitaadi lõpp. Ja selle tsitaadiga kirjatud lipu all nüüd tagasi Mihkelsoni juurde. Õieti küll ühte teise aega ja teise riiki. Möödunud sajandi 60-ndatesse ja 70-ndatesse aastatesse. Maakaartidelt kõrvaldatud Eestisse. Sellesse aega, kui Mihkelson polnud veel haruldane ja väärtuslik kirjanik, vaid kahtlase elulooga teistsugune autor, teistsugune noor. Panin küll ühte lausesse kokku 60. ja 70. aastad, kuid need 2 aastakümmet olid tegelikkuses väga erinevad. Kui 70-ndatel paistis kõik Sovjet-Unioni sõnnik ja sopp varjamatult välja ja kõik katteloorid olid tontlikult räbaldunud, siis 60-ndaid katab tagantjärele vaadates ikka veel soovunelmate luuleline loor, mis laseb neil kuldselt kumada. Suur sõjajärgne põlvkond oli just ellu astumas, kui kasutada ajastut ruut kõnepruuki. Nõukogude Liidu poolt üle võetud riikide noorte hulgas valitses sel ajal üleüldine optimismus. Usuti tõsiselt, et inimnäoline sotsialism saab võimalikuks. Räägiti noorest kommunismi ehitajast ja tõesti, sugugi mitte pilkavalt. Sellele taustal ilmus vaikselt noor Ene Mihkelson. Nii vaikselt, et isegi teised teistsugused ei pannud teda alguses tähele. Juba olid olemas Paul Erik ja Kaplinski, Ehin ja Unt, Runnelist ja Traadist rääkimata. Mihkelson jäi esialgu kõrvale. Huvitaval kombel jäi ta kõrvale. Õigem oleks isegi öelda, et jäeti kõrvale ühel väga iseäralikul põhjusel. Sest Mihkelson oli ka oma aja teistsuguste seas teistsugune. Noore Ene Mihkelsoni atraktiivsus ei olnud 60-ndate oma. See kuulus teistsugusesse, ette ära arvamatusse tulevikku ja oli sel ajal ja selles kohas täiesti võõrastav ning mõistetamatu. Paljud, kes tagantjärele kinnitavad, et nad said kohe aru, et Mihkelson on andekas ja eriline, pole usutavad, sest siis nad poleks tolleaegsest Mihkelsonist nii süüdimatult üle olnud ega oma üleolekut ka vahel välja näidanud. Kordan veel kord eespool toodud tsitaati pisut lühemalt. Kõik uus ja teistsugune areneb vaid maski varjus, mis kaitseb teda samasuse eest. Tsitaadi lõpp. Imeks pandav on, et see sama mõte kehtib kõigil aegadel ja täiesti erinevate ühiskonnakordade puhul. Kehtib ühe korraga nii mineviku kui tuleviku kohta, nii Vene aja suletuse ja salastatuse kui ka tänase avatuse ja läbipaistvuse kohta. Mihkelsoni mask kaitses teda samasuse eest. Tal ei olnud noore Paul Eeriku põlevaid silmi ega noore Kaplinski looritatud naeratust, noore Undi teatraalsust ega noore Ehini sürreaalsust. Mihkelson katsus need aastad silmatorkamatult mööda saata, et maski vigastamata omasse aega välja jõuda. Oli nii, nagu teistsugususega ikka on. Pilkamist oli palju, kuna see maskikandja oli esialgu kaitsetu ja üksi
Muidugi mängis selle juures oma rolli ka tolle ajastu konkreetne poliitiline taust. Mihkelson oli rahvavaenlase laps. Teda võis. Täna on seda lihtne unustada, aga nii oli. Kuna Mihkelsoni maski kaitse all küpses sügav vaim ja see sai avalikuks tema raamatutes ning talle tekkis mõjukaid kaitsjaid ja toetajaid, siis on sellel asjal kriips all. Kuid sama kordub kõigil aegadel ja kõigis ühiskondades. Mihkelsoni juhtum on ainult üks näide elust, mida mõned veel mäletavad. Nüüd võib pöörduda tagasi torni ja ringmängu juurde ja kõnelda tornist hoopis teises kontekstis kui see, millest ma alustasin. Selleks on tarvis avada 2 raamatut. Ühe pealkiri on Vaba inimese tunne, vestlused Ene Mihkelsoniga. Teine raamat on Laulumängud. Mõlema raamatu kaanel on lapse pilt. Esimese kaanel on Ene. Kes on teise kaanel, seda me ei tea ja teada pole tarviski. Esimeses raamatus on üks lühike kahekõne. Mis ametit sa pead? Praegu. Eks ma vist ikka olen kirjanik, ma kardan. Mida sa teed? Kirjutan. Merle Karusoo küsib. Ene Mihkelson vastab. Intervjuu on tehtud 1984. aastal. See on jäänud kuni 2019. aastani avaldamata, kuna Mihkelson ja Karusoo räägivad vabadusest ja ajaloost, mitte nii nagu okupatsiooni ajal ette nähtud, vaid nad räägivad seal nii, nagu me iseenesest mõistetavalt räägiksime täna. Selles samas intervjuus küsib Karusoo Mihkelsonilt kirjutamise kohta. Miks? Mihkelson vastab. Ma püüan kirjutada nendele inimestele hääle, kes ise rääkida ei saa ja keda ma arvan tundvat. Mihkelsonist ei saa kunagi rääkida ilma küsimusteta. Küsimus number 1 oleks praegu see, kas ta oli inimene ka või oli ta raamat. Inimesest tehtud raamat, mis tähendab, et kogu tema inimese elu, kõik see inimese elu häda ja viletsus, lust ja rõõm, uhkus ja alandus oli raamatuks saamise teenistuses. Mis sündis Mihkelsonile, sündis ühtlasi ka nendele inimestele, kes ise rääkida ei saa ja kellele kirjanik kirjutab hääle. Kuid mis tähendab üldse sõna kirjanik? Nagu teada, on ju kirjanikke 2 sorti. Ühed arvavad, et kirjanikuks saab õppida ja õpivadki. Käivad kirjutamise kursustel ja usuvad, et kui mõni kuulus teos hoolega läbi töötada, nii ütelda osadeks lahti võtta, siis saab aru, kuidas ta on tehtud ja võib ise ka neid hakata tegema. Õppinud kirjanikel käib kirjutamine lihtsalt ja lobedalt, sulg muudkui aga jookseb. Nali naljaks, aga siin ma ei saa tõesti mitte kuidagi jätta järjekordselt meenutamata seda, mida Toomas Mann omal ajal kirjutamise ja kirjaniku kohta ütles. Jah, ta ütles sõna-sõnalt nõnda. Kirjanik on see, kellele kirjutamine on raskem kui teistele inimestele. Mihkelsoni kohta kehtib see Toomas Manni arvamus 100%, sest Mihkelson kuulub nende kirjanike hulka, kelleks ei saa õppida, vaid peab sündima. Peab elama ja peab oma elu muutma hääleks, mis räägib inimese lugu. Igaüks, kes Mihkelsoni tundis, teab, et Toomas Manni sõnad tabasid tema puhul märki. Kirjutamine oli temale raskem kui teistele inimestele. Iga raamatu eest maksis Mihkelson tüki oma eluga. Kirjanikuks õppida ei saa mitte ükski sel väga lihtsal ja jõhkral põhjusel, et mitte ükski ei saa õppida Mihkelsoniks, nii nagu ei saa õppida Mati Undiks või Juhan Viidinguks. Nende teoste koost lahtivõtmine ei aita, miski ei aita. Selleks peab lihtsalt elama Mihkelsoni elu, olema Mihkelson, olema Unt, olema Viiding. Sul peaks siis olema nende elulugu ja nende keha.
nende vaim niikuinii. Iga täiearuline inimene mõistab, et see ei ole kuidagi võimalik. Ene Mihkelsoni nimelist inimest ei ole enam olemas, on ainult raamatud, mis kannavad tema nime. Ta on andnud oma hääle sõjajärgse aja eestlastele. Uued kirjanikud, kes järgmistena tulevad, annavad hääle täiesti teistsugustele inimestele. Nendele, keda me veel keegi ära ei tunne seni, kuni pole kirjanikke, kes neile hääle annaks. Siinkohas tuleb nüüd kätte võtta teine raamat, millest ma enne rääkisin, raamat Laulumängud, ja avada lehekülg, kus on kirjas üks vana aja mäng, mis läheb edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Seda mängitakse nii. Mängijad moodustavad ringi. Üks jääb ringi keskele tammuma. Kui Mihkelson oleks mängus, siis laulaks ring nii. Kes aias, mesilane aias. Mis nimi, Mihkelson on tema nimi. Käi läbi roosipõõsaste ja otsi kohta, kust sa saad ja lükka teine sisse. Nüüd peab Mihkelson end ringist välja murdma ja kellegi teise kas või väevõimuga sisse lükkama, et laul katki ei jääks ja mäng edasi käiks. Nagu isegi aru saate, olen mängus antud juhul tarvitanud Mihkelsoni nime, kuna ma tahan praegu rääkida just Mihkelsonist. Kuid see nimi võiks olla ka Alliksaar või Alver, Laaban või Miloš, Singer või Bellõu, kes keelab. Mihkelsongi ei saa enam keelata, olgugi et võib arvata, kui kangesti ta praegu keelata tahaks. Kui ta ainult saaks, siis sõitleks ta mind kõigi nende selles loos olevate kujundite ja kõige selle mõistukõne ja otsekõne eest, nii et vähe pole. Ta küsiks väga umbusklikult ja võrdlemisi tõredalt, mis ma sellega mõtlen, kui ma ütlen, et Mihkelson peab end ringist välja murdma ja kellegi teise väevõimuga sisse lükkama. Ja et mida ma üleüldse selle ringmängu all mõtlen ja miks ma räägin alguses, et ringmäng käib torni ümber ja et nii torn kui ringmäng on kurjast ja tuleks purustada või isegi segi lüüa. Aga hiljem lükkan oma sõnad ümber ja ütlen, et ringmäng käib hoopis Mihkelsoni ümber. Vastaksin, et üks ei takista teist. Mihkelson lööks näost tõhetama ja hüüaks vahele, et kuidas kurat ta ei takista, kui torn on negatiivne nähtus. Nagu ma olevat loo alguses surm tõsiselt selgeks teinud. Mina küsiksin, kes mul keelab meelt muuta ja kujundit vahetada. Kes mul keelab kirjanikku nägemast kui torni ja esitaksin vastu küsimuse. Ütleksin, et tema kui ahasveeruse asjatundja peaks olema tuttav ka ühe teise looga, mis räägib Leete jõe paadimehest, kes ei saa oma ametist lahti muidu, kui ta kedagi enda asemele ei leia. Et elu ja surm vahelduksid ja ringmäng edasi käiks. Et ühe kirjaniku asemele ilmuks teine, sest tummadele hääle andmine katkeda ei tohi, muidu on inimesega lõpp. Mihkelson kuulaks mind üksjagu pilkavalt ja üksjagu kahjurõõmsalt ja kuulutaks, et niisugust alamat sorti romantikat ja lahtisest uksest sissemurdmist ta minust küll poleks oodanud. Kuid mina ajaksin ikka oma ja seletaksin nii, nagu ma praegu seletangi, et kõik see elu ringmäng käib tegelikult alati ümber torni igal ajal, olgugi et ringi keskel on alati ainult üks laps. Kas Mihkelson või see, kelle nime me veel ei tea? Aitäh! Lühis. Esimene lühis. Kui footon on footoniga korra kokku puutunud,
mõjutab ühe mõõtmine teist isegi 144 kilomeetri kauguselt. Nagu mäletaksid nad teineteist. Põimingud toimivad. Vaatlejata neil omadusi ei ole. Ma olen niitpeeni uduterasid näinud lainena hõljumist. Rohkemaks ei ole suuteline mu silm. Kuid millegi võõra ja õudse võimatut ligidalolu olen tajunud. Kardan neid mõistmishetki, mis aset ei leia, välistavat mõistust mu enese peas. Tahaksin hüüda appi, aga ei tea seda keelt. Mu häälel pole kandvust, ei kaja. Kes vaatleks mind tõeliseks? Teine lühis. Võib-olla on see inimihus vohama pääsenud rakk, mis kehutab tapma. Aeg-ajalt vilkstatav headus on reeglipäratu juhus. Miks muidu me ehitame üles varemeid, kõnnime luudel, sööme neid mullast võrsunud toiduga sisse, et seeme ei häviks. Miks on meile antud siis sõna või silp, mis mõtestab südamevalu ja hoole, kordab end 10 000 aastaid, kui ma olen vaid tikk, mis on süüdatud põlema ja kustun enne, kui avaneb tähendus. Või on küsimus eksperimendis, mis footoneid eraldas. Algainesse tekkis puuduoleku lühis. Jumal mängib meiega. Me alles otsime nime ja enese nägu.